minu arvates on see oluline sellepärast, et kõik inimesed on tähtsad ja panustavad tegelikult ju meie riiki tagasi. Ja me kõik elame kuskil omavalitsuses ja omavalitsus on inimesed tegelikult kõige lähemal. See on tegelikult hästi oluline, et me riigi tasandit saame üsna paljuski ära teha. Luua üleüldist raamistikku, siis selliseid laiemaid teavituse ja õppimisvõimaluste programme. Ja siin peaks vaatama, kes on inimese ümber, kes on talle lähemal. Aga see, mida me näeme, on see, et inimeste vajadused on erinevad ja õppimiseni ei jõua sugugi mitte kõik täiskasvanud ühtemoodi. Ja kohalik omavalitsus ja kohalik kogukondlik tasand on see, kust võiks ikkagi alustada. Me tegeleme nii palju tagajärgedega ja need tagajärjed on paljuski tulnud sellest, et inimesed on jäänud üksi, inimesed on otsinud oma eluprobleemidele lahendusi sealt, kus ei ole kõige parem neid otsida. Ja eriti raske on tegelikult meestega. Sest kui naised ikka suhtlevad, naised on julgemad, aktiivsemad, tulevad rääkima ka oma muredest, siis mehed on rohkem need, kes jäävad üksi ja võib-olla jõuavad hoopis pudeli või millegi muuni. Et mul on eriti hea meel, et kolleegid olid minuga ühel nõul, et Saue vallas me valisime selleks teemaks, et meestele luua rohkem võimalusi ja aidata neid õppima endast hoolida. Me hakkasime sel aastal tegema oma arengukava ümber ja hariduse arengukava ja siis me avastasime, et täiskasvanu haridus oli jäänud täiesti vaeslapse ossa. Et me oleme 2-3 viimast aastat hästi aktiivselt tegelenud alusharidusega, üldharidusega ja noortehuviharidusega. Aga täiskasvanu hariduse koha pealt meil tegelikult puudusid ka andmed, kui palju keegi kuskilt osa võtab, kui palju keegi milleski tasemeõppes osaleb. Ja praegu me tegelemegi sellega siis, et me saaksime kokku andmed, et me saaksime nende andmete analüüsi põhjal siis luua ka süsteemi. Eks meid võib-olla ühendab see, et kõigile see teema läheb korda. Idee on sellise uhke nimega Muhu elukool ja et see elukool oleks siis võib-olla selline formaat, mille kaudu siis inimesed kokku tuua, panna nad uuesti suhtlema selle läbi ka siis erinevate teemade kaudu täiskasvanud haridust siis nii-öelda propageerida ja anda võimalus ka näiteks aktiivsetele kogukonna liikmetele ise jagada oma kogemusi selle raames.